mulle väga meeldivad erilised korterid ja täna olen ma ühes väga erilises korteris. Korter, mis tekitab teist tunde, et oleksite justkui saabunud puhkusele. Siin on olemas päike, merevaade, luksuslikkus, avarus, kõik on olemas ja ma kohe näitan, millest ma räägin. Korter asub Meerhof 2 majas, on kahetoaline ja 67,2 ruutu. Ehk et väga ruumikas kahetoaline. Ja siia kaunisse korterisse on sissepääs siit avarast esikust, kuhu on sisse ehitatud garderoobi kapp, mille uste valik on selline väga ilus heleall kõrgläige ja väga erilised kapinupud, mis ühes ansamblis siin moodustavad väga eksklusiivse tunde, mulle väga meeldivad. Nüüd seina sisse, mis eraldab siis esikut sellest imeilusast köögist, on väga kavalalt paigutatud külmkapp. Nii et kui te olete elutoas, siis elutoast siia kappi sisse ei näe, mis on väga hea mõte. Eraldi toonitaksin ma näiteks seda segistit. Väga kasulik ja nutikas valik. Samuti loomulikult on olemas nõudepesumasin, ahi, pliit ja väga ruumikalt on kasutatud seda pinda kapi pinnaks, kuhu saab siis paigutada kõik vajalikku. Nüüd sellest imeilusast köögist, mille tonaalsus on siis valge ja hallikas kõrgläige, eraldab elutoast selline ruumikas ja võimas söögilaud, mida troonib selline kihvt pühter. Elutuba on samuti väga ruumikas, laekõrgus on 2,75 meetrit ning nagu te näete, peaaegu terve seina ulatuses on maast laeni aknad ja sealt pääseb siis ka rõdule. Rõdu on 15,4 ruutmeetrit. Ma kohe näitan teile ka seda merevaadet. Täna on ka väga eriline, ilus, vaikne, päikseline õhtu. Nii et tegelikult juba täna on võimalik siit imelisest rõdunurgast nautida täiesti suvetunnet. Nüüd ma mainin igaks juhuks ära, et kõik siin minu taustal mööbel, mis te näete, pärineb Luxor mööblisalongist. Et kui kedagi huvitab midagi endale koju soetada, siis sealt on võimalik selle kohta uurida. Siis sise disaini valikutest on olemas, on meil põrand valitud siis heledast tamme ühelapilisest parketist. Uksed on tammeskoonist ning seinte värv harmoneerub ideaalselt nii põranda kui uste ja mööbliga. Nüüd kõikides tubades on seintel sellised puldid, kus saab siis reguleerida nii ventilatsiooni kui kütet. Ja vannituba on täielikult sisustatud, kaasa arvatud hambaarjad. Meil on olemas siin vann, meil on olemas dušš, mis on kavalalt peidetud selliste tumedate klaaside taha. Eraldi on koht pesumasinale ja kuivatile. Samuti on olemas juba rätikud valmis pandud. Võimalik kohe hakata kasutama. Ja nüüd lähme magamistuppa. Ja magamistoas on leitud väga nutikas valik. Nimelt ei ole kasutatud kappi, vaid walk-in garderoobi. Näiteks siit kohe, kui me praegu sisse läheme, on selline väga avar ruum. Ma ütleks, et 2 inimesed täis garderoob mahub siia vabalt ära. Ja tada! Me oleme jõudnud magamistuppa. Vot just selline luksuslik, täielikult sisustatud hubane, väga mõnus vannituba, kust on siis vaade merele. Hetkel kahjuks küll päike peegeldab, et ei näe, aga tõesti see tunne on siin nagu nii hubane, et kohe tahaks visata pikutama. Ja mulle eriti muidugi meeldib lisaks sellele voodile ka see peegelkapp. See on väga kena valik siia heledatesse toonidesse. Korterit on võimalik siis soetada kõige selle mööbliga, mida te minu taustal olete näinud, või ilma. Vastavalt sellele siis kujuneb ka müügihind. Ja veel lisaväärtusena on võimalik siin korteris näiteks kasutada tenniseväljakut, minigolfirada, mis on kõik siis samas territooriumil. Lastel on eraldi mänguväljak. Väga lähedal on siis ranna,
promenaad siitsamast peaaegu maja eest jookseb läbi ja need imelised vaated sadamale, linnale, sisse tulevad laevad õhtul, päikseloojang. Seda kõike saab nautida siitsamast söögilaua tagant, siitsamast diivanilt. Ülalpidamiskulud korteril on väga mõistlikud ja selles mõttes, et hea asi ei seisa kaua, et kõik, kes te olete otsinud siis sellist avarat, kahetoalist, täielikult sisustatud ja veel mõelnud, et eriti luks oleks, kui keeraks võtit ja hakkaks kohe elama, siis tada, see kõik on siin olemas, nii et helistage julgelt ja tuleme kohe vaatama. Tšau!